hooaeg on tegelikult ju poole peal ja oleme esimest korda sellel hooajal siin Kiltsil. Alustasime hooaega Tartus TRF 44 tänava võidusõiduga nii-öelda Räpina maanteel, mis oli väga äge just selles mõttes, et seal oli meil väga palju uusi street-autosid, väga palju uusi huvilisi, väga palju rangvatju prangi, mis tegelikult on sellel aastal osutunud just selliseks toredaks klassiks, kus minnakse edasi järgmistesse klassidesse, siis streeti, street A-sse, isegi vahetevahel street B-sse. Meie teine võistlus kahjuks sellel hooajal oli nii-öelda nagu vihma pärast tühistatud, kuna oli ühepäevane võistlus plaanis ja terve päev tõepoolest sadas, nii et seda ei olnudki mõtet teha. Ja siin me nüüd oleme raudselt, kohe julgelt võib öelda, et selle suve Baltikumi suurima kiirendusvõistluse üritusel, milleks on siis Edra Nationals 2022 ja meil siin on hetkel 121 erinevat osavõtjat. Täna sõideti tegelikult ka Eesti kõige kiirem siiani eestlase poolt sõidetud aeg Eestimaa pinnal, Riivo Sinijärv, kes tegelikult on panustanud meeletult siia raja tegemisse ja mitte ainult tema, tema oli eestvedaja, aga hästi paljud võistlejad on pannud oma isikliku raha siia alla, et teha see Kiltsi lennuväli siledamaks, tõsta plaate ja kui te nagu kujutate ette seda, mis siin mul selja taga hetkel paistab, siis tegelikult need on suured, rasked betoonplaadid, mis siis tõsteti spetsiaaltehnika abil nii palju kõrgemale, et nad oleks siledamad, parandati auguvahed või need plaadivahed ja hetkel on rada super sile. Samamoodi on Edra panustanud päris mitu päeva, tegelikult alates kolmapäeva õhtust on Edra siin platsi peal olnud. Rehv, liim, pulber, kõik need asjad. Eesti kiirem aeg õnnestus sõita peale mitmeaastast maadlemist, et kord vedas tehnika alt, eks kindlasti suur osa oli sellel ka raja kvaliteedil, seega saigi ette võetud, et raja parandus, et saaks kiiremini sõita. Ja päris palju sai tehtud siis mootoris ümber ja täna oleme siis ikkagi sellises seisus, kus saame autot seadistama hakata, mitte remontima. Et jah, see kiirem aeg tuli suhteliselt stabiilse sõiduna, ehk siis potentsiaali on tehnikal oluliselt rohkem ja nüüd samm-sammult lähme aina kiiremaks, et kombata see piir, ja täna tundub, et see piir on ikka päris kaugel veel. Tulemas on ka tegelikult ju veel järjest ägedaid üritusi. Järgmine nädalavahetus siin samas ei ole küll Eesti meistrivõistluste arvestuses, aga on American Beauty Car Show, kiirendusvõistlus pühapäevasel päeval 17. kus on siis Ameerika autod ainult lubatud ja sinna samamoodi tuleb ka Outlaw klass lisaks, nagu peakorraldaja just soovis. Nädal pärast seda Tartus Ülenurme lennuväljal Speedest jällegi väga suur üritus, kõik autod kohal, kõik tsiklid kohal. Ja siis juba hooaja lõpetab 27-28 august siin samas Haapsalus Edra Finals 2022. Üks tore asi veel, mida veel varem tegelikult meie nii-öelda Maarjamaa peal juhtunud ei ole, on ju see, et meie oma mees Andres Arnover, kes siis sellel hooajal sõidab terve FIA Pro-mood sarja kaasa ja võistleb. Ma julgeks öelda, et tõsiselt kuninglikus klassis, jah, ei ole küll veel top fuel, aga Pro-mood on väga kiire, väga võimas ja nõuab väga oskuslikku tiimi ja auto käsitlemist. Andres on sellega suurepäraselt siiamaani hakkama saanud ja loodame, et sealt läheb ainult paremaks asi. Terve see aasta nüüd sõidame esimest korda siis kaasa mul uue autoga, mis eelmine aasta sai muretsetud Ameerikast, FIA Pro-moodi auto. Sõidame kaasa Euroopa siis hooaega, FIA hooaega. Ja alustasime kõigepealt võistlustega Inglismaalt peale, kus sõitsime ennast välja poolfinaali. Klassis oli 16 autot, et seal läks nagu väga hästi, võib öelda esimese nagu võistluse kohta. Teine etapp pidi olema Rootsist, Jerp Arenal, aga see tühistati ära. Ja nüüd on järgmine etapp on meil tulemas augusti alguses uuesti Rootsis, Jerbis. Ja peale seda Saksamaa veel. Ja septembri alguses lõpendame Santa Poodis Inglismaal, et kokku siis see aasta 4 etappi meie jaoks. Ja tegu on siis Cherry Pickle'i toodetud Pro-mood kerega, 67 aasta Mustang. Ta algselt on ehitatud Ameerikas Ricky Smithi NHRA Pro-moodi sõitja, kes on 30 aastat sõitnud tema jaoks nagu see auto. Aga tema tegi sellega ainult pool hooaega või napilt ühe hooaja kaasa, siis ta vahetas selle ringi, kuna ta ei ole harjunud turbomootoritega sõitma ja ta läks tagasi nitromootori peale, et siis tänu sellele ta müüs selle auto nagu ära.